rakendamise, aitäh. Nüüd proua Mikko. Kallid kolleegid, Transnistria ei ole meie teada antud hetkel ühtegi poliitvangi, kuid juba homme võime kuulda mõnest vahistamisest. Valentin Pešlak veetis 2 nädalat vangistuses, sest tahtis vastavalt Moldova seadustele kandideerida kohalikel valimistel juuni alguses. Tiraspoli võimud arreteerisid ta Moldovast valimisvoldikute sissevedamise pärast. Ebaseaduslik režiim on nimelt keelanud välismaalt poliitilise sisuga trükiste sissetoomise. Olukord ei ole paranemas. Transnistria võimud ignoreerisid Euroopa Inimõiguste Kohtu otsust, nagu eelpoolgi öeldud, mis mõistis õigeks Tudor Petrov Popa ja Andrei Ivantuki juba 3 aastat tagasi. Mõlemad Moldova terviklikkuse eest võitlejad vabastati hiljuti vaid seetõttu, et ebaseadusliku režiimi määratud vangistus sai lihtsalt läbi. Lisaks keelati dissidentidel naasta Transnistriasse ehk sisuliselt on nad asumisel. Euroopa Parlament on korduvalt kinnitanud oma toetust Moldova terviklikkusele. Transnistria režiimil puudub igasugune õiguslik alus olemasoluks. Seda küünilisem on asjaolu, et läbirääkimised konflikti lahendamise üle katkestati Tiraspoli võimurite poolt rohkem kui aasta tagasi. Venemaa suudaks ehk veenda režiimi laua taha naasma, kuid ta ei tee seda. Enamgi Vene väed on ikka veel Moldova ehk Transnistria territooriumil, ehkki OSCE Istanbuli otsus nõudis vägede lahkumist juba 2002. aasta lõpuks. Rumeenia liitumisega on Transnistria Euroopa Liidu piiri vahetus läheduses. Meile pole enam kohane jääda vaatleja rolli. Euroopa Liit peab Transnistria konflikti läbirääkimistes osalema võrdse partnerina, aktiivse osapoolena. Aitäh!